Tere! Mina olen Jõhvi gümnaasiumi 11. C-klassi õpilane Saskia Make ja tere tulemast minu Henri 8. podcasti. Täna alustan oma 3-osalise sarjaga Henri 8. ühest kõige kuulsamast ja dramaatilisemast kuningast, keda Inglismaa on eales näinud. Enne kui jõuame 6 abikaasa ja kiriku lõhkemiseni, lähme tagasi algusesse, sest igal kuningal on olnud lapsepõlv ja Henri oma oli palju teistsugusem, kui te võib-olla arvate. Kui inimesed kuulevad nime Henri 8, kujutavad nad ette kohe ülekaalulist, vihast troonil istuvat meest, kellel on sõrmes tohutu sõrmus ja kes karjub "Bring me another wife". Aga tegelikult oli Henri kunagi noor, ilus, sportlik ja haritud prints. Henri oli nooruses meeletult sportlik, ta mängis tennise varast versiooni, ratsutas, maadles, ujus, laskis vibu ja võitis turniire. Antonia Fraser kirjutab, et Henri suutis päevi jutti olla turniiri väljakul, ilma et väsimust näha oleks olnud. Muide, huvitav on see, et Henri lapsena pigem ei tahtnud valitseda. David Starkey kirjutab, et Henri unistus oli olla kirikuõpetlane, muusik või isegi teadlane, mitte kuningas. Niisiis, alustame algusest. Henri sündis 1491. aastal ja ta oli teine troonipärija. Ta ei pidanud kunagi kuningaks saama. Henri vend Arthur Tudor, Walesi prints, oli see, kellele kogu Inglismaa tulevik pidi toetuma. Arthur oli varem targemaks peetud ja temast kasvatati troonipärijat. Henrik kasvatati pigem kiriklikku elu silmas pidades. Haritud, muusikat armastav nooruk, kellelt ei oodatud poliitilisi otsuseid ega sõdu. Tema päevad olid täidetud ladina ja kreeka keele õppimisega. Muide, Henri rääkis lõpuks ladina, prantsuse, itaalia, kreeka ja muidugi inglise keelt. John Guy kirjutab, et Henril oli fenomenaalne võime keeli selgeks saada, aga peale keele õppimiste tegeles ta veel laulmisega, tantsimisega, mõõgavõitlusega ja jahiga. Lisaks oli Henri lapsepõlv üks turvalisemaid, mida Tudorite dünastias pakkuda sai. Siit ka huvitav detail. Henri veetis oma esimesed eluaastad naiste majapidamises, üksnes õukonna daamide ja ema Elizabeth Yorki hoole all. Tema isa Henri 7 oli küll väga kontrolliv ja majanduslikult kitsi kuningas, aga tema ema Elizabethil oli ääretult pehme ja hell iseloom. Henri päris temalt kunstihuvi ja vähesed teavad, et Henri oli professionaalse tasemega helilooja. Ta kirjutas laule, mis on säilinud tänasini, näiteks Pastime with Good Company, mis oli renessansi üks populaarsemaid lugusi ja minu podcasti intro ja outro. Aga kõik tema helilooja ja muud karjäärisoovid jäid pooleli, kuna juhtus midagi, mis muutis kogu Inglismaa ajaloo. Arthur abiellus 1501. aastal Argonia Katariinaga, Hispaania printsessiga. Nende abielu pidi liitma 2 suurt kuningriiki, aga Arthur haigestus ja suri mõne kuu pärast. Ajaloolased arvavad, et kõige tõenäolisem põhjus oli tuberkuloos või sweating sickness ehk Inglismaa palavik. Mõlemad variandid on arvestatavad. Allikad kirjeldavad, et Arthuril olid tugevad palavikud, hingamisraskused ja täielik jõuetus. Tunnused, mis sobivad mõlemaga. Igal juhul viis Arthuri surm Henri täiesti ootamatut troonipärijaks. Henri oli tol hetkel alles 10-aastane ja äkki sai temast inimene, kelle ümber kogu riigi tulevik keerles. Tema haridus muutus, tema elu muutus, tema ootused muutusid. Henrit hakati ette valmistama trooniks. Nii sai 17-aastasest Henrist 1509. aastal kuningas. Tema valitsemise algus oli täis rõõmu, pidusid ja rahva armastust. Aga nagu te järgmistest osadest kuulete, Henri valitsemine tõi kaasa nii reformatsioone, põhiseaduslikke muutuseid kui ka hukkunud kuningannasid.